Tere, armsad inimesed. Me oleme varsti kohe tähistamas kõik Eesti Vabariigi aastapäeva, järjekordset aastapäeva. Me peame olema Jumalale tänulikud, et me ikka veel oleme olemas. Et meie maal ei ole sõda ega vulkaanipurskeid ega looduse katastroofe. Ja ma olen nüüd selle vahepealse kuu aja jooksul palju mõelnud, mis on see järgmine teema, mida ma teiega täna jagada tahan. Et ma olen tegelikult väga rõõmus, kui ma näen seda, et nii mitmed inimesed on minu mõtisklusi vaadanud. Ja ma olen rõõmus, kui te olete saanud mõtteainet. Sest ega mingil muul põhjusel ma ju teiega kui oma mõttekaaslastega, nagu ma ütlesin, ei tahagi rääkida, kui sellepärast, et teie ka saaksite mõtteainet ja saaksite ise ka edasi mõelda. Selle kuu aja jooksul on olnud palju asju, mida ma olen mõelnud täna rääkida. Viimane mõte, mida ma täna veel hommikul mõtlesin, et äkki peaksin ma ikkagi oma teema ära vahetama ja rääkima ülbusest. Kindlasti te saate aru ka, miks ma seda teemat vahetada tahtsin. Et mõni tähtis naine on nii ülbeks läinud, et tema jaoks ei ole kedagi, keda tühistada ei ole võimalik. Keda huvitab see, missuguse kanali peal ta kodus televisor mängib või mida ta vaatab või teeb. Mitte kedagi huvita. Mis siis, ta on tähtsa koha peal? Ka need tähtsa koha peal olevad inimesed ühel päeval seisavad selles kohas, kus küsitakse nende käest, miks sa nii käitusid, miks sa selline olid, miks sa meie riigi ja rahvaga selliseid asju lasid juhtuda. Aga need on need isiklikud teemad, ütleme niiviisi, kõige rohkem. Sest lõpuks oleme me kõik oma vanemate lapsed. Ja nii nagu meie vanemad on ees käitunud olnud, millised ülbed või alandlikud, hoolivad või vägivaldsed, enamasti sellest oleme meie ise ka õppust võtnud. Võib-olla ka oleme õppust võtnud oma õpetajatest, nendest, kes on meile olnud olulised. Ja sellepärast ongi ka olnud teine mõte, mida ma oleksin mõelnud teiega täna jagada, küsimus hoolivusest, aga sellest ma räägin järgmistel kordadel. Sellest, kuidas minu arvates Eesti üks kõige hullemaid hävitajaid on hoolimatus, inimeste omavaheline hoolimatus. Aga seda ma ei räägi täna. Täna olen ma mõelnud rääkida hoopis valetamisest. Armas inimene, ära valeta. Miks valetamisest? Miks? Ja miks see nii tähtis on? Ja lõpuks me oleme kõik harjunud sellega, et mingid väikesed valed nii-öelda või valged valed, ilustades seda lauset. Me oleme harjunud seda kõike tegema. Või kas oleme? Või on sellest juba, kus ühiskonna kõige olulisem alus oligi vale, ikka juba aega ka mööda läinud. Ja siis ka hoolimata sellest, et ametlik ideoloogia oli valetamine, ometi kõik inimesed ei valetanud. Kõigi inimeste elu ei olnud rajatud liivale, ei olnud rajatud valele, salgamisele,
või kõige rohkem muidugi ei olnud rajatud enesepettusele, sest kõige hullem vale on see, kui me ennast petame ja enese suhtes oleme valelikud. Aga mulle meeldib, mulle alustuseks meeldib teiega ka jagada ikkagi jälle ühte tähtsat ja mõtlema panevat laulu ja kohe jagan ma teiega. Ja kui me oleme selle ära vaadanud, siis räägime edasi. Valetada võid sa meile, petta ennastki. Salata, mis tegi teile reeta vennagi. Väita asju, mis pole olnud, fantaseerida. Õhulossis elada ja õhku müütada. Kuid oma südant sa petta heal ei saa. Üks õige mõõdupuu sind mõõdab armutult. Sa tead, mis salmi seab, mis tegema sa pead. Ja oma südant sa petta heal ei saa. Ja oma südant sa petta heal ei saa. Musta rääkida võid valgeks, tõotad tuua kuu. Kõigile võid teha selgeks, et tõtt sul räägib suu. Kuid samal ajal küsib keegi sinu enda südames. Kas tõesti arvad, et vale püsib kord seistes minu ees? Oma südant sa petta heal ei saa. Üks õige mõõdupuu sind mõõdab armutult. Sa tead, mis salmi seab, mis tegema sa pead. Ja oma südant sa petta heal ei saa. Ja oma südant sa petta heal ei saa. Oma südant sa petta heal ei saa. Üks õige mõõdupuu sind mõõdab armutult. Sa tead, mis salmi seab, mis tegema sa pead. Ja oma südant sa petta heal ei saa. Ja oma südant sa petta heal ei saa. Oma südant sa petta heal ei saa. Nii on Timo Lige laulnud. Ja tõepoolest, eks see mõte, et kui sa valetad, ja kui sa oled harjunud valetama, siis ega oma südant ju ikkagi ei anna petta, kuigi räägitakse, et on olemas inimesed, kelle jaoks valetamine ei ole midagi erilist. See ongi üks põhjus, mille pärast ma seda mõtet teiega tahan jagada. Miks ma tahan rääkida valetamisest, mis võiks olla mõne inimese arvates või võib-olla isegi ma ei tea, avalikkuses nagu selline tavapärane asi. Kui hakata mõtlema seda, kui palju ka kirjutatakse ja räägitakse meedias sellest,
missugused on inimeste omavahelised suhted. Kui palju võib aastaid minna mööda, enne kui tulevad välja suhetes mingid petmised, suhetes oma perest võib-olla isegi valetamised, varastamised, teise inimese vara vaikselt kõrvale nihverdamises. Ja muidugi võib jälle võib öelda, kahjuks me oleme tõesti väga paljus oma vanemate, oma mööda läinud põlvkondade nagu lapsed. Ja võib ka öelda ja, aga see pole tõde. Et see oli tavapärane nõukogude ajal, kuidas põllumehed, või rääkimata juba pärisorjuse ajal, kuidas pärisorjad mõisast varastasid, kuidas nõukogude ajal kolhoosnikud kolhoosist varastasid. Ma tean seda, ma olen seda ise näinud. Ma olen näinud, kuidas arusaamine või vale arusaamine, et nemad, kes on juhid või kelle oma partei tasemel on kõrgel kohal, et nendel on õigus võtta ja tõesti nad võtsidki palju rohkem. Ja siis, et need töötajad, kellelt oli kõik võetud, kellelt oli võetud, Siberisse saadetud, et neil oleks ka nagu õigus ise ka võtta. Ja siis käisid juurde sinna veel loosungid, et see riigiköis las lohiseb ja siis ma tuleb meelde üks erinev arusaamine. Seda lugu olen ma teile tõenäoliselt rääkinud, aga see on mul nii südames selle teema peale, mida ma täna räägin, et ära valeta. Sa ehitad oma elu liivale. Ma näitan pärast seda kohta, kus seda piiblist saab lugeda. Sellepärast lihtsalt, et see ei ole nagu selline elu alus, vale, millele saab oma elu ehitada, millele saab oma pereelu ehitada. Ja see näide, mis ma teile tahtsin rääkida, on minu jaoks väga ilus ja väga kõnekas. Õigemini on neid näiteid 2, mida ma teile räägin. Esimene näide on seotud ühe armsa naisega. Ma ei tea tast enam juba aastaid midagi. Aga tookord, kui 90-ndatel või isegi natuke varem võib-olla palju inimesi Jumala leidsid, kristlaseks said, kogudusse astusid, siis eriti 90-ndatel oli paljude inimeste puhul lihtsalt südames selline valu, et nad pidid tunnistama oma elu niisuguseid kihistusi ja olukordi, millega nad teadsid, et nad ühel päeval peavad nii või teisiti vastust andma. Kas just mõtlesid nad eelkõige sellele, kuidas nad ükskord elu lõpus, üleminekus sellest elu ja surma väravast peavad Jumalale aru andma. Aga võib-olla nad mõtlesid ka selle üle, kuidas see teistsugune riik, mis pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist meile saabus, et ka selle riigi põhimõtted loodetavasti on teistsugused. Ja see esimene lugu sellest armsast naisest on seotud sellega, et ta mitmeid kordi tunnistas seda teistele, kaasa arvatud minule, kuidas ta oma viimased 10 aastat oli töötanud ühes restorani kohvikus ja kuidas selles restoranis ja selles kohvikus oli nende töötajate omavahel seda tüüpi salakokkuleppe, et nad panid võid ja suhkurt oma küpsetistest ja oma magustoitudest ja panid kõrvale
ja pärast selle päeva kõrvale pandud toidukoguse jagasid siis omavahel nii, et igaüks sai seda mitte eriti poes saada olevat võid ja suhkrut oma kodus natukenegi tarvitada. Ja see oli nii tavaline, nagu ta rääkis. Ta ütles, et see ei olnud ainult nende kohvikus. See oli tema teada ka tema tuttavate tavapärane niisugune asi, mida kasutasid inimesed selleks, et oma kodus oleks süüa. Mina ei oska selle koha pealt öelda, kui levinud see oli, sellepärast et mina elasin maal ja meil olid oma loomad ja oma aiamaa ja olen isegi võid vändanud ja muid seda tüüpi asju teinud ja suurte kottidega osteti. Siis, kui suhkrut oli müügil, ostiti koju kusagile toanurka suur kotitäis suhkrut. Nii et tõenäoliselt meie külas oli see koht, kus vaikselt võib-olla mõnel sügisõhtul saabus loomade jaoks viljakott, aga kuna ma ei ole ise sellega olnud nagu seotud või kursis oma elukutsetega, siis minul ei ole olnud psühholoogina selles mõttes mingit ligipääsu. Aga vaadake, veel on üks tore ju asi, mida ma teile mõtlesin näidata ja kindlasti te olete ka sellega kursis, et lihtsalt see on üks tore meenutus jälle teile ka, et kui tavaline selline asi on olnud. Ja. Niisiis, nõndaviisi. Peame kihla. No, see on hea mõte. Üks päev tõtt. No üks päev tõtt. Homne päev. Kaotad on vipablokk minu. Seda teid nüüd päeva pealt vallandatakse või? Ma tahan näha, kas tõe rääkimine on võimalik. Te eksite seltsimees Saulus. See, mis ma ütlesin, on tõde. Tõde. Ei, no te olete tõepoolest suurepärane näitleja, mis te? Kas te olete segaseks läinud või? Ei ole. Kuradi juustu nägu. See märkide sorimine on su pea pehmeks teinud. Ma lähen ja viskan nad jala, ma ei tahju. Tervist tükis. Siin Salurand, kastivabriku direktor. Tervist. Ja. Tänasel tootmisnõupidamisel ma võtan küsimused täie teravusega päevakorda. Käige põrgu! Kohe. Kes soovib sõna? Niisiis, nõndaviisi. Ma arvan, et te olete kõik neid toredaid filme ja seda Viini postmarki ka vaadanud. Ja tõesti, ma täiesti usun, et isegi üks päev tõe rääkimist sellisel kujul, nagu selles filmis praegu ka räägiti, on keeruline. Aga selleks on julgust vaja, selleks on arusaamist vaja, et elu ei saa ehitada lõpuni, lõpmatuseni valele. See on ju teada endale ja see on teada ka nendele teistele. Aga kõige suurem põhjus, mis ka selles filmis väga hästi välja tuleb, on see, kuidas vanemate valetamine ja vanemate seda tüüpi mitmekihine elu mõjutab lapsi. Ja kuidas
selline julgus võtta oma elul nagu teine tase ja hakata teistmoodi elama, saab enda südame puhtaks ja südame rahule ja saab ka teistmoodi oma lähedaste, oma laste ja nendega rääkides edasi elada. Kui ma mõtlen praegu nagu sellele, kui paljud murdeealised lapsed, kui nad saavad nii suureks ja nad näevad elu, hakkavad nägema elu pahupoolt ja alati hakkavad nad nägema ka oma vanemate elu küsimärke. Me vahel võib-olla mõtleme lihtsalt niimoodi ennast pettes, et meie lapsed ei tea ja ei näe, ei oska arvata, ei oska mõelda, ei oska aru saada, kuidas meie oma elu elame. Ja siis on küsimus eelkõige nende julguses, nende ettevõtlikkuses, nende nagu erilises oma nooruse nagu otsustavuses, kui nad võivad võtta ette ja küsida vanematelt väga valusaid, väga otseseid, väga põhimõttelisi küsimusi. Olen ka olnud sellistes olukordades, kus ma tean oma töös, kuidas murdeealised on tekitanud oma peredes tohutuid maavärinaid lihtsalt selle tõttu, et nad on üles otsinud näiteks kas oma bioloogilised isad või emad, keda on püütud siiamaani teiste vanemate poolt nagu kas siis saladuses hoida või otsida üles mingid materjalid, mis juhuslikult praeguse internetiajastuga on veel eriti nagu lihtsalt kättesaadavad ja on küsinud, on siis esitanud küsimusi oma vanematele, et saada aru, missugust elu on nende vanemad tegelikult elanud. Ma mõtlen hirmu ja ahastusega ja hoidku Jumal, et teie ei ole nende nagu inimeste nahas. Kui isegi mõnel juhul kirjutatakse ju naistelehes või ma ei teagi, kuidas neid kõiki nimetatakse, kirjutavad inimesed küll võõrnimedega või vahetatud nimedega sellest näiteks, mis mind kõige rohkem ühe artikli puhul šokeeris, kuidas siis vanemad võtavad nagu nädalavahetusel endale puhkuseaja või näiteks laupäeva õhtul ja lähevad siis oma sõprade juurde seda tüüpi orgiaid pidama, kus lapsed on kodus, lapsed vaatavad telekat, mängivad videofilme ja nemad siis tulevad lihtsalt nii hilja koju, et lapsed magavad juba ja ei pane tähele, missuguses seisus nad on, kuidas nad seal on pidutsenud ja nädalavahetusel võib-olla natukene ka kanepit suitsetanud, kui mitte midagi rohkem teinud. Kui siin on ju rääkinud inimesed avalikult, kuidas nad on aastaid tarvitanud narkootikume või aastaid joonud salaja. Ja siis ühel päeval kõik tuleb välja. Aga mõelge, mis siis nende lapsed peavad selle peale mõtlema. Küsimus ei ole ju selles, et lõpmatuseni salata midagi. Küsimus pole selles. Välja tuleb nii või teisiti. Kas tuleb välja aasta pärast, 2 pärast, 10 aasta pärast, 50 aasta pärast või pärast surma Jumala kohtu ees, välja tuleb nii või teisiti. On suur halastus ja suur harm, kui välja tuleb võimalikult ruttu. Tuleb meelde minu elu üks tänupõhjus jälle. Ma olin 90-ndatel mingil ajal, kui oli kõike väga vähe saada ja ma ka olin selles olukorras, kus raha oli väga vähe, olin töökohalt ära tulnud, vahetanud ja olin parajasti tööl ja oma erilise niisuguse innuga olin tööl ühe kiriku
pühapäevakooli juhatajana. Ja ma mäletan nii hästi seda esimest pühapäevakooli avamise pidulikku päeva, kus ma läksin suure korviga, kus mul oli maalt toodud õunad ja mida kõike veel, astrid ja lilled ja noh, kõik just nagu sellised, mida osta ei olnud võimalik, aga ma tahtsin selle päeva teha rõõmsaks. Ja ma läksin sinna kirikusse trammiga, sest ma elasin mitte eriti kaugel, paar peatust oli vaja sõita. Aga mul polnud eriti, no nii palju mitte raha, et ja ma mõtlesin, et no paar peatust pühapäeva hommikul, no kes see tuleb, paneb tähele. Ja teate, ja tuli piletikontroll. Ma ei mäleta, kuidas see lugu lõppes, loodetavasti nad alastasid mu peale, ma ei mäleta, et nad alastasid, nad nägid, kui rõõmus õnnelik ja kui ma neile siis pidin avalikult tunnistama, et püha taevas, ma olen kristlane ja ma lähen pühapäevakooli juhatajana avamisele ja ma sõidan jänest. Mul ei olnud midagi muud teha, kui mul siiamaani tuleb see meelde. Ja ma tänan Jumalat, et see vahe oli minutites, mitte tundides, päevades, kui ma sain tagasiside sellele oma valele, oma varastamisele. Kuigi jah, me võime igasuguseid asju enese õigustuseks öelda, et mul ei olnud talongi või mul ei olnud kopikaid või ma ei tea. Aga see ei olnud tegelikult ju nii. Tegelikult ma eksisin ja tegelikult ma pean olema tänulik, et Jumal ei lubanud mul seda eksimuste rada niiviisi jätkata. Eks neid seda tüüpi näiteid võiks oma elus tuua veel palju. Igaüks meist. Aga tõesti, ütleme niimoodi, et see ei ole lihtne teema. Minul on hea seda rääkida. Ma räägin seda ainult sellepärast, et ma tahaksin, et teie hakkaksite ka mõtlema. Oma laste pärast kas või hakkaksite mõtlema. Milline koja ehitaja teie olete? Nii nagu siin piiblis kirjutatakse mäejutluses, mida kindlasti te kõik olete ka ju lugenud. Matteuse evangeeliumi 7. peatükis on see 2 koja ehitajat. Milline koja ehitaja olen mina, milline koja ehitaja oled sina? Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda, aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ega tee nende järgi, on võrrelda jõleda mehega, kes oma koja ehitas liivale. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevood ja tuuled puhusid. Ja te teate ju, see koda, mis ehitatud kaljule, ongi ju selline koda, kus inimene mõistab elu põhialuseid. Me oleme kõik ekslikud inimesed. Me kõik peaksime meelt parandama. Me kõik peaksime kõigepealt endale tunnistama, milles on meie vead olnud, milles me oleme olnud halvad kojaehitajad. Kõige rohkem minule tundub see, et meis ei ole julgust võtta kaljuni välja. Pealt kõik. Mulle tundub, et see peaks nii olema, et kalju võib olla ju kusagil liiva all või savi all või mingi, ei saa ju olla alati kaljud paljad ja et meil peaks olema julgust, tahtmist oma elu ehitada kindlale alusele, et isegi kui tõesti tulevad ka need ajad, mida nõukogude ajal nii-öelda osa inimesi ära kasutasid selleks, et ise tõusta ja teisi maha tõmmata, et
kaebasid, kandsid ette, andsid teada. Muidugi, alati võib olla nii, et inimene, kes ei olegi teinud põhimõtteliselt midagi valesti, saab taga kiusatud, aga siis vähemalt tema enda süda on rahus. Ta teab, et ta ei ole teinud midagi niisugust, mis ükskõik siis kellele võiks välja tulles tekitada olukorra, et tema kas maine saab rikutud või tema lapsed saavad šoki või naine läheb ära sellepärast või mees läheb ära sellepärast, et ta saab äkki teada, milline on olnud see elu, mida ta on nii-öelda salaja nädalavahetusel, puhkepäevadel, reisidel, välisreisidel. Nii nagu jälle mõned kirjutavad, kuidas nad käisid välisreisidel mehe või naisega, kes oli abielus ja nad tulid tagasi ja pidid jätkuvalt nii-öelda saladuses hoidma seda teekonda. Me kõik oleme eksinud, me kõik oleme ennast petnud, me kõik oleme endale valetanud ja me kõik oleme loomulikult ka teistele valetanud. Selles pole mingit kahtlust. Mitte keegi ei ole sellest puhas. Mina samamoodi mitte. Aga ma olen saanud aru, et see lugu 2 kojaehitajast on tõde. Kui me ei ole suutnud oma elu ehitada niimoodi tõele, nagu kas või seal see Viini postmargi mees, Voll või mis ta nimi oli, või Roll, keda mängis Jüri Järvet, kui ta elu muutus ju täiesti, kui ta otsustas tõtt rääkida. Aga selleks peab olema julgus. Selleks võib-olla on hea, kui on sõber, kes tuleb ja ütleb, et see, milline sa olid siis, kui me kaitsesime Eestit, kui me kaitsesime oma kodu, kui sa olid julge, vapper ja ei pugenud, ei olnud selline nahahoidja, et sa oled selle kõik kaotanud, lubanud oma naisel igapäevaselt juustu varastada, tütrel oma töö juures nii-öelda igasuguseid tükke teha ja poisil mitte koolis käia. Mis sust on saanud? Ja see küsimus, mis on minust saanud, mis on sinust saanud, armas inimene, see küsimus ju on meie südamerahu üks allikas. See on üks küsimus, mis tuleb ju meelde, kui öösel ei saa magama jääda. Ja see on üks asi, mis võib vaevata veel väga-väga vanaduses. Mul tuleb meelde oma isa ja see on ka üks näide sellest, mille pärast ma täna seda lugu räägin. See näide, minu isa elas üksinda, ema suri väga palju aega varem, elas üksinda 81-aastaseks. Ja mis minule tema vanaduses kõige rohkem ehmatas, šokeeris lausa, oli see, kuidas ta hakkas välja rääkima neid situatsioone, mida ta sõja ajal oli läbi elanud ja mida ta elus veel oli teinud. Ja ta rääkis neid välja nii, et minu jaoks oli see uskumatu. Oli uskumatu see, et ta oli seda teinud, aga uskumatum veel oli see, et see oli teda terve elu vaevanud. 50 aastat või rohkem veel rääkis ta Velike Luki all sooritatud suurest kuriteost, mida tema oli sunnitud tegema mingi kahurväelasena ja kuidas ta pidi laskma seal oma kahuritest inimesi ja siis ta nägi, mis on sõda, mida tema peab tegema.
ja kuidas ta siis põgenes. Aga see olukord, mis seal oli, mis seal sõjas oli, millest oli osalenud, sellest ei saanud ta tõenäoliselt enne rahu, kui ta vanaduses oli selle Jumala ees ära nutnud midagi muud ja andeks palunud midagi muud. Ma ei oska arvata, sest see rahu, mida tema enne surma ja surmaga seoses, ka mina tundsin seal meie kodus ja meie majas, kus mina ta kõrval olin, kui ta oli surmaöösel, siis ma sain aru, et ta on Jumalaga rahu teinud. Neid ingleid, kes Jumala poolt olid saadetud, olid tulnud teda ära viima. Ja tal oli rahu südames olnud. Armas inimene, kui sinu elus on olemas valet, siis mõtle selle oma elu peale nii, nagu seal oleks mitu kihistust. Ja üks nendest kihistustest on see liiv, mida elutormid kindlasti laiali löövad. Palju asju on elus selliseid, mida kellegi juurde minnes andeks paluda ja meelt parandada võib-olla ei ole enam võimalik. See inimene võib-olla ei ole enam elus või see inimene ei ole võib-olla enam meiega või ta ei taha meist midagi kuulda, aga meil on alati võimalik oma meeleparandus, oma andeks palumised, kõik oma valed üles tunnistada meie taevasele isale, kes on suur maailma looja, maa ja taeva looja ja kelle tohutut tarkust, armastust ja halastust võime me kogeda, kui me oleme teda tundma õppinud. Tänase mõtte hetke ma tahaksin hoopis lõpetada väga huvitava looga, mida ma leidsin ja mida teie saate ka vaadata, kus ühelt poolt on see lugu seotud tõelise maailma loomingu vapustama näitega. See on üks Ameerika rahvusparke, mida ma teile kohe jagan. Aga teiselt poolt on see lugu ka seotud ja väga tore ja väga huvitav selle tõttu, et selles hetkes, mis ma teile näitan, on minu jaoks väga nagu selline põnev jälle hetk, mis seal rahvuspargis siis need loomad parajasti teevad ja kuidas see kõik nagu niimoodi lighting up a dead pine that would seem to have little purpose. Üks tore But this pine is the central bank and trust of the on oma pere jaoks ja suured varamud tegemas. Ja siis, kuidas tuleb üks varas ja seekord mitte küll valetaja, aga kes tuleb siis vaatama, kui suurepärane on see varamu, kust annaks endale ka vaikselt natukene võtta ja vaadake, see on väga äge video, mida te võite vaadata siin algusest metskitsede või nende kaljukitsede oma elu kohta ja pärast veel palju pühlite ja teiste kohta. Ja see on tõesti, see on üks eriline looming, mida meie taevaisa, maa ja taeva looja on teinud, kes on elu ja surma valitseja ja kes on eriline inimese looja ja armastaja, halastaja ja uueks muutja. Et see kõik on ka Eestis, see kõik on ka Eesti riigiga seotud, aga see algab kõik igast ühest meist ja igast inimesest. Nii et vaatamiseni.
no on ju andekas väikene. Ainult, et selle vargusega ei ole mitte peremees rahul. And the security guards swing into action. The bank is secured again, but it won't be long before the habitual thief tries another stick-up. The sun rises over the Colorado Plateau, the high plain cleaved by the Grand Canyon. Many animals that live here can never see the other side. For that, you need wings. Millised vapustavad kaljud, millised vapustavad vaated, millised maailmad, milline looming, milles me elame. Ja ma tahaksin teile soovida seda ühest inimesest rohujuure tasandilt algavat puhastust, mis ka meie Eestis võib-olla looks ka ühe uue vaatenurga elule, kus enam ei uhkustataks oma ülbusega, kus ei uhkustataks oma häbitu käitumisega, eriliste pidude ja kõikvõimalike orgiatega, kus ei uhkustataks sellega, et vale, kas väiksel või suurel tasemel, on nagu okei. See on nii olnud alati ja sinna pole midagi parata, sest elada on vaja. Ma tahaksin, et me mõistaksime, et Jumal hoidku meie riiki, et see liivaollus, mis meie riigis tänu sellisele vale suurele laiale levimisele on heaks kiidetud ja mille peale ehitame meie oma riigi tulevikku, et me mõistaksime seda, et me hakkaksime muutuma. Me hakkaksime ise muutuma ükshaaval, sest muutus algab meist endist. Jumala õnnistust teile, Jumala õnnistust Eestile. Olge need inimesed, kes ei lepi sellega, et me elame valele ehitatud maailmas. Vanemad meist teavad, mis selle 5 või 70 aastase valele ehitatud maailmaga juhtus. Ja ärgem petkem ennast. Kaasaegne valele ehitatud maailm ei ole kuidagi teistmoodi turvatud. Ja see kõik, see vale kihistus ükskord tuleb ilmsiks. Annaks Jumal, et see siis ei lõhuks ära kõike seda, mida need inimesed on ehitanud, kes on südamega Eestit tahtnud üles ehitada ja Eestist teha õitsva ja püsiva ja turvalise riigi. Soovin teile kõike head, eelkõige Jumala hoidmist ja õnnistust ja halastust ja rahu südamesse ka selleks, nendeks pidupäevadeks ja et te oleksite need inimesed, kes võivad ise häbenemata oma peeglisse vaadata ja olla rahul sellega,
kuidas te olete elanud ja elate. Kõike head, olge hoitud!